Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Vinni vallavanem, Keskerakonna liige Erki Savisaar ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi. Ja alustame kohe eelarvest. Ma saan aru, et kõik on, Lauri, saanud eelarves täpselt nii palju tähelepanu, kui nad väärivad ja kogu ühiskond võiks olla õnnelik. Jaa, selles mõttes kindlasti. See ütleks ma niimoodi, kui ma oleks praegu Reformierakonna esindaja peaminister. Ja seda me oleme ju kuulnud erinevat ministritelt, et see nüüd eelarve on vaatamata sellele, et seal on väga suur puudujääk, lausa 4,5% SKP-st, kus on selgelt öeldud, et me ühest küljest seletuskirjast, et hirmsasti hoiame valitsemiskulusid kokku, aga teisest küljest numbrid näitavad hoopis midagi muud. Kus öeldakse, et see on jõukuse ja julgeoleku eelarve, no siis tegelikult, kui vaatad sinna sisse, siis jõukamaks saavad kindlasti need inimesed, kes teenivad üle keskmise palka ja kõik, kes teenivad allapoole, siis nemad jäävad tunduvalt vaesemaks. Sellepärast üleüldine maksukoormus viib neid selleni ja loomulikult need inimeste toimetulek muutub veelgi halvemaks ja kui me oleme juhtinud sellele asjaolul tähelepanu, siis on nui pooleks raiutud, et tegelikult see on ikkagi maailma kõige parim eelarve. Ja meil toimuski see nädal esimene lugemine, Jürgen Ligi seda esitas. Ma arvan, Jürgen Ligi oli omas elemendis, kus tegelikult ühelegi sisulisele küsimusele ta ei vastanud. Kuidagi alati pidi välja keerutama. Ja ma pean ütlema, et tegemist oli ikkagi väga sellise piinliku ja kurva sellise lugemise, kus me jällegi konstateerisime kõik, et meil on finantsminister, kes ei taha teha seda tööd, mida ta teeb. Ta ei taha suhelda rahvaga, ta ei taha suhelda Riigikogu liikmetega ja põhimõtteliselt kõik Riigikogu liikmed, kes talt midagi küsivad, on lihtsalt rumalad. Aga teiselt poolt, kui sa küsid väga sisukaid, numbripõhiseid, miks üks number või teine number on seal täpselt kirjeldatud, kus ta sellel väga paksu, väga suures mahus koostatud siis see eelarve on, siis ta ütleb, et tegelikult ma ei tea ja teie küsimus ei ole asjakohane. Erki, kuidas sulle kõrvaltvaatajana on tundunud, sa praegu Riigikogus ei ole, et kas eelarves on mõni selline teema lisaks kaitsekulutustele, mis silma torkas, et on hästi, on korralik tõus, kõik on õnnelikud? Mina seda rida ei ole sealt üles leidnud. Et vaatan, et kas teedesse tuleb raha juurde, et kas ühendused maapiirkondadega paranevad, ei parane, eks, kas ühistransport paraneb, kas sinna on raha pandud juurde, no ei ole pandud juurde. Kas omavalitsuste finantsvõimekus suurendatakse, ei suurendata, et selles suhtes jah, seal mitte midagi ei ole ja kõige selle juures mind peab imestama see, kui suureks aetakse see riigieelarve defitsiit ja kui ülbelt seda õigustatakse. Ma mäletan hästi, kui ma veel olin Riigikogus ja kui Keskerakond kandis valitsusvastutust ja me tegime ka seal erinevaid eelarveid, mis olid veel tasakaalus ilusti, struktuurselt ja võtsime ka natukene laenu juurde, et teha investeeringuid. Samal ajal Eesti laenukoormus vähenes, mitte ei tõusnud, aga vähenes, sest majandus ka tõusis. Ja kuidas siis Reformierakond nuttis, et issand jumal, see Eesti majandus läheb põhja, tead, tuleviku arvelt elate ja nii edasi. Ja nüüd tuimalt miljardid siia-sinna ja keegi saa aru, kuhu see läheb. Jah, räägitakse sellest kaitsetööstusest, et jah, investeerime sinna ja turvalisus on oluline. Muidugi on oluline, aga kui me numbreid võrdleme, siis need ei klapi. Et see kaitse-eelarve on üks väga väike osa sellest riigieelarvest ja laenu võetakse oluliselt rohkem
kui investeeritakse kaitsesse. Seda enam, et meil on ju kogu aeg räägitud, et kaitseinvesteeringud kaetakse selle automaksu arvelt. Et kus see loogika on? Automaks on tegelikult väga väike, see on 230 miljonit ikkagi, mis sellest ei jagu. See ei laeku, sellepärast see number ei vasta tõele. See on nagu näts, seda pannakse igale poole. Ja me oleme nagu sellest kohe ka rääkinud, juhtin tähelepanu, kui see kogu see automaks nagu tuli Riigikokku. Aga tead, kui nüüd jõuame sinna selle riigieelarve tagasi, siis tegelikult ta kindlasti ei vasta ühiskonna ootustele. Ühiskond kindlasti ootas seda, et alandatakse toiduainete käibemaksu 9%-le. Et see oli nagu ühiskonna tellimus. Ja see on, inimesed ju näevad igapäevaselt, kui nad poodi, et siis toiduhinnad on kallid ja tegelikult sellega tuleb tegeleda. Mille peale Jürgen Ligi ütleb, et tegelikult turg reguleerib, käibemaksu alandamine ei aita, ja siis me vaatame, mis teised riigid teevad Euroopas. Meil on 25 riiki, kus on tegelikult toiduainetele käibemaksu erisus täiesti olemas. On olemas ka toote nii-öelda lõikes täiesti erinevused olemas, näiteks leival on veelgi väiksem käibemaksumäär, piimale, saiale, sellised põhitoiduained. Siin on hea näide tegelikult Rootsi puhul, kui meil toiduainete käibemaks on 24%, siis Rootsis on 12%, aga vaadates kogu olukorrale peale, siis Rootsi valitsus võtab praegu otsuse vastu, kus ta järgmisest aastast langetab selle veelgi 6% peale, 12% 6% peale. Mille peale Jürgen Ligi ütles saalis? See ei ole ju lahendus. Ma saan aru, küsimus on selles, et kas siis lahendus millele just, et kas siis Rootsi valitsus on tõesti nii rumal ja meie valitsus on nagu kõige targem. Ei näe, sellepärast, et arvestades toiduainete kallinemist, siis on see toimunud jälle aasta jooksul 9,2%. Me oleme kõige kõrgema inflatsiooniga Euroopas, mis puudutab toiduainete hindu. Aga kes selles süüdi on? Lauri, ütle ära, kes selles süüdi on? Miks need hinnad tõusevad? Kas ettevõtjad on ahned või milles probleem on? Ei, seal on erinevad aspektid. Üks on loomulikult see, mis puudutab üleüldiselt sellist globaalset nii-öelda poliitikat ja seal kujuneb see toiduainete hind ka vastavalt siis nõudlusele ja kõik nii edasi, kas on ka ilmastikutingimustele. Lisaks sellele sisemiselt Eestis mõjutab loomulikult meie maksupoliitika. Kui tõsta väga järsult ja kiirelt 26 erinevat maksu, lisaks ju aktsiisid ja lisaks teenused. Kas sul on kõik meeles, mis need maksud tõusid või? Suudad üles lugeda? Ma arvan, et sellest pool kindlasti kohe praegu suudaks lugeda ette. Aga see näitabki ju seda, ja see ju on välja arvutatud, et kõik need maksud on tõstnud meie inflatsiooni. Ehk siis me oleme pannud praeguse valitsuse poolt sellise lumepalli veerema ja see on tekitanud veelgi suurema inflatsiooni lisaks sellele, mis on üleüldiselt maailmas. Nii et loomulikult see on sellise lühinägeliku või puuduliku asjatundmatu maksupoliitika tagajärg on kõik, mis puudutab meie siis hinnatõusu. Erki, aga mis lahendus siis on, et mida sina pakud, et sa oled valitsuse liige olnud, mida siis tuleks teha, et Lauri oleks rahul? Ja mitte ainult Lauri. No Laurid. Et kõik need tulevased maksutõusud ära jätta ja mõned neist ka tagasi keerata, sest ütleme, kui me läheme nagu algtõdede juurde tagasi, võtame majanduse õpikud, siis mitte keegi ei ole ennast rikkaks maksustanud. Rikkaks saadakse ikkagi siis, kui majandus hakkab kasvama ja selle sama kasvuga on võimalik välja tulla ka sellest eelarve defitsiidist. Ja loomulikult sealt tuleb nüüd vastaspoole kohe see laviin tagasi, et issand jumal, et siis tekib riigieelarves siuke tohutu auk. Hetkeks võib-olla tõesti tuleb nende tulude pool tagasi ja see on see koht, kus me võime hetkeks laenuga seda finantseerida, sest järgmisel aastal me kasvame sealt kohe välja. Aga kui meil ei ole seda plaani, kuidas panna majandus kasvama, siis lihtsalt järjest uute maksudega, mis nüüd on jõudnud ju ikkagi Euroopa
kõige kõrgemate maksude hulka, et jah, meil maksukoormus nagu summaarselt ei ole veel seal, et kui me vaatame nagu Põhjamaid, seal on ta, ma ei tea, 44-45% ja Lääne-Euroopas meil on ta seal 33 kandis, aga kui me võtame sellised otsesed maksud, käibemaks, mis läheb inimestele, eks, tööjõumaksud, need on meil Euroopa tipus, et noh, neid riike, kus käibemaks on üle 24%, noh, neid tuleb ühega sõrmedel otsida. Ja sealt tuleb tagasi tulla, et selles suhtes ma arvan ka, et toiduainetel vähemalt mingites gruppides põhitoiduainetel tulla sellega alla, jõuliselt alla, võib-olla sinna sama plaani peal, mis Rootsil on 6% peale näiteks tõmmata sealt naksti. Et see veel parem oleks 0. On ka selliseid riike, on ka selliseid riike jah, ja ütleme, me võime seal mõelda mõned grupid veel juurde, ravimid näiteks, omal ajal oli ravimitele erand, mille ka Reformierakond ära kaotas. Ka seal võib-olla tasuks tagasi tulla ja nii edasi. Kõigele muidugi võib-olla ei pea seda tegema üle põllu, sellist käibemaksu langetust, aga põhitoiduained, et suunata inimesi nagu ka tervislikuma toidu poole, see on igati mõistlik, noh see automaks, täielik katastroof. Et noh, kui veel linnalises kontekstis sul on alternatiive autole, et saad sõita tõuksiga ja ühistransport toimib, kui me nagu vaatame siin Tallinna kontekstis maal, sul ei ole valikut, sa ei saa liikuma. Et ja nüüd siis neid inimesi, kes seal maal elavad, kes on niigi keerulises olukorras veel ahistada selle järgmise maksuga, et nad jumala ees sealt maalt ära koliksid, mis iganes see eesmärk on, miks tahetakse maapiirkonnad tühjaks teha. Noh, ma võin muidugi aimata siin, tahetakse neid tuulikuid ehitada, et noh, siis on hea, kui need inimesed eest ära kolivad. Aga muidu segavad, jah, vaidlevad. aga tegelikult maapiirkond on Eesti tagala, et kui meil seal inimesi ei ela, noh siis tühjast maast on väga lihtne esiteks üle sõita, aga teiseks, kui linnas midagi juhtub, siis neil linna inimestel ei ole kuskile minna. Muidu nad lähevad ikka maale sõbra juurde või vanavanemate juurde või kellegi juurde, kes aitab üle, aga kui me maalt inimesed ära ajame, noh siis see ei ole jätkusuutlik. Et selles suhtes tuleks kindlasti investeerida ka ühistransporti, mis nagu maal aitab inimesed liikuma. Ja kui muud valikut ei ole, et see kõige mõistlikum lahendus ongi, et maainimesel on auto, siis seda mitte maksustada. Siis kui me vaatame näiteks Soome poole, seal on mindud nagu teistpidi, et kui sa seal maal elad, ühistranspordiks võibki olla taksoteenus, mida saate tellida samadel alustel nagu muidu ühistransporti. Tead, vaata see, mis Erki nagu räägib, on see tarbimiskindlus. Ja. Et see, mis meil praegu nagu läbi nende maksutõusu tehti, tegelikult selle tarbimiskindluse võeti ära, on ju, ja majandust rohkem ei stimuleerita, aga stimuleerib majandust ikkagi ostujõud ja käive, on ju. Ja selle asemel, et nagu seda tekitada, siis tekitati hoopis teine olukord, kus inimestel lihtsalt esiteks on tekkinud palgavaesus ja seoses sellega ei tarbita ka nii palju, kui võiks tarbida, mis oleks vaja meil sisetarbimise ja sisemajanduse arengu jaoks. Ja see hetk, kus tal on ju õigus, et kui me oleks õigel ajal veelgi natuke langetanud, on ju, see oleks stimuleerinud majandust ja siis õigel hetkel oleks nagu maksud ka tagasi toodud nendele positsioonidele, mis nad peaks olema vastavalt siis majandusolukorrale. Ja tead, see, kui me vaatame ka, alati tekib küsimus, aga okei, et kui te nagu langetate kõik neid makse ja kõik nii edasi, et kus siis raha tuleb? Ja kui me vaatame, et mis siis tänu selle Reformierakonna juhtimisel on tehtud selle eelarvega, siis on ära kaotatud maksuküür. Et see on nagu nendel olnud pinnuks silmas, see oli ka nende 2023. aasta valimiste lubadus, et see tuleb ära kaotada. Sest muidu vaestel jääb rohkem raha kätte. Muidu vaestel nii tuleb välja. Nii nagu nad kaotsid selle praegu maksuküüru ära, siis kohe oli näha, et kes sellest võidab, need on need, ma kordan üle, et need on need inimesed, kes saavad üle keskmist palka ja kõik, kes saavad alla keskmist palka, need kaotavad lihtsalt tänu sellele, et see maksuküür kaob ära. Nüüd see maksuküüru ära kaotamine tekitas eelarves siis miinusmärgi ehk siis augu suuruses 500 miljardit. See on see raha, mida nüüd kompenseeritakse laenuna. Ehk siis
selle maksu võeti ära, maksuküüru. Võetakse rikastele laenu. Jah, nüüd võetakse rikastele laenu, Ja iga aasta. Ja tegelikult ju Jürgen Ligi ise ühes intervjuus ütles, et jah, tõesti, et see laen ei lähe rohkem ainult investeeringuteks, aga see läheb ka igapäevaseks nagu toime nii-öelda tulekuks. Ehk siis ta ise tunnistas, et see laen, mida ei tohi ju teha, me saame väga hästi aru, et laen, kui võetakse üldse, siis see peab minema investeeringuks, seal peab olema lisandväärtus majandusse tekkima, kõik nii edasi, aga praegu lihtsalt valitsemiskulude otstarbeks. Ja see on Reformierakond, et see on nagu päris uus suhtumine nüüd nende poolt. Täiesti absurdne, et kui me vaatame näiteks kohaliku omavalitsuse eelarvet, seal on nagu selline lähenemine absoluutselt keelatud. Laenu võib võtta ainult investeeringuteks, ei mitte millekski muuks ja nüüd riik laseb loha, et mida iganes vaja on, katame laenuga. Mõtlemata, kus see tagasi tuleb. No. Ja nüüd on see, ma ikkagi jõuan tagasi selle meie teise lemmikteema juurde, et meil lemmikteema on loomulikult toiduainete käibemaksu alandamine, millest me seisame. Me kindlasti seisame selle eest, et automaks kaoks ära, sellepärast, et see on väga suure mõjuga regionaalpoliitikale. Ja kolmas asi, ikkagi pangad. Et õige hetk oli juba 2 aastat tagasi, kui oleks pidanud rakendama pangamaksu. Seda Reformierakond juba ei teinud jällegi, aga vaadates ka praeguseid panga siis kasumeid ja analüüsis nende kapitalitootlus, siis tegelikult nende kapitalitootlus, Eesti pankade, kommertspankade kapitalitootlus on 2 korda kõrgem kui Euroopa keskmine. See tähendab igal juhul, Eesti inimene maksab tunduvalt rohkem pangateenusest kui Euroopa inimene. Ja Poola on ka väga hea näide kogu selle asja juures. Poolas on pangamaks 20% pangatulust ja nüüd nad panevad veel 10% peale. Ja varsti on see, pangad maksavad Poola riigile 30%. Meid ähvardati ja näidati, et kui Eesti peaks rakendama pangamaksu, Leedu näitel, Leedu tegi ka ja rakendas pangamaksu, et siis Leedu pangad varisevad kokku pangandus. Ei varisenud. Üks väga tuntud, väga tugev Saksa pank lisandus sinna veel juurde, sinna turule. Nii et on jällegi on kuidagi meile valetatud, kaitstud pankasi ja on mindud seda võib-olla tõesti kergemat vastupanuteed ja on mindud tavakodaniku taskutesse selle raha järgi läbi erinevate maksude teenuste tõusuga. See on muidugi kurb, aga siit läheme oluliselt positiivse ja rõõmsama teema juurde. Nüüd räägime sõnavabadusest, sest meil inimesed tahavad rääkida selliseid asju, mis valitsusele ei meeldi, riigile ei meeldi. Ei tohi ju meie riigis. Jaa, et kas see, ma olen elanud riigis, kus kõike rääkida ei tohi, aga kas me liigume siis nüüd sinna pole tagasi, Erki? Tundub küll sedasi, et sellised mõtted ikka tekivad riigijuhtidel, kes rahvast ei kuula, kes ei soovi päriselt rahva probleeme lahendada, lahendusi pakkuda, siis hakatakse tegelema inimeste vaigistamisega. Ja tänane Reformierakonna juhitud valitsus väga selgelt selles suunas liigub. Nad on küll kavalad, ei lase neid eelnõusid või nad ei too ise neid eelnõusid valitsusse, lasevad seda teha Eesti 200-l, kes siis saab jälle nuiaga vastu pead, kui uue eelnõuga tulevad. Aga niimoodi vaikselt tilgutavad, et üks nädal üks eelnõu, teine nädal teine eelnõu. Kus need mõtted tulevad? Kuskilt ikka saab. Kus need mõtted tulevad? Kas need tulevad otse Brüsselist või on nendel ka mingi kohalik allikaid? Tead, kõik see, mis puudutab jälitamist, see sama näide, mis puudutab siis meeleavalduste laiali saatmist või nende mitte lubamist, siis see on ikkagi täiesti kohalik selline arusaam asjadest ja kui see tõesti on nii, et see on kõik reformi algatus, see on üks pool, aga kui see on ka lihtsalt Eesti 200 poolt, kes lubas ju meil uut nii-öelda suunda, pikemat vaadet, nii nagu nimest tulenevalt Eesti 200, et mis siis 100 aasta pärast meil toimub. Aga see on siis personaalne riik. Ja siis just personaalne riik ja siis, kus nad reaalselt jälitavad meid kaameratega, mis on ebaseaduslik, mille kohta on ka riigikontrolör või õiguskantsler välja öelnud oma arvamuse, siis vaadatakse täpselt sisse, mis meil seal pangaarvetel toimub ja kellele me maksame, millal me maksame, mis me sealt nagu ostame,
mis on jällegi, ei ole lubatud. Ja kui sa julged sularaha välja võtta, siis hakkad eriti uurima, aga miks sa selle raha välja võtsid? Miks sa ei ütle meile, mis ja kui sa veel üks päev võtad välja ja teine päev paned sisse, siis oled ju topelt jälgimise alla. Kus said selle raha? Nüüd siis tuli lugupeetud siseminister uue mõttega välja, et vaatasid, aga mis siis juhtub, kui tõesti hakkab rahvas nüüd möllama, et kõik see jama, mis on korda tehtud, on siis nad hakkavad koos käima meelt avaldama. Ei tohi seda ka lubada. Ja siis reaalselt ta valmistas ette ühe eelnõu, kus ta taheti mitte lubada meeleavalduste kokkutulekut. Lihtsalt erinevad põhjust on. No põhjus oli see, et kui nad muutuvad liiga agressiivseks ja ohtlikuks, et siis sellisel juhul ikkagi me peame kohe eoses selle meeleavalduse laiali saatma. Sa kujutad ette, et arvestades meie üleüldist nagu sellist vaoshoitust ja me ikkagi oleme kannatanud päris kaua aega, et rääkida sellest, et mis on vahepeal 4 aasta jooksul toimunud. Majandus on langenud kõvasti, makse on tõstetud, inimesed ei tule oma palgast väljagi. Ma arvan, et vanas Euroopas oleks valitsus juba mitu korda ära muudetud ja oleks tänavatel kõik suured meeleavaldused toimunud. Meil siin tulevad 200-300 inimest kokku ja siis see juba meie valitsusele, kelle eesotsas on Reformierakond ja Eesti 200, ütlevad, me näeme selles ohtu. No kujutate ette, kas sellist Eestit me tahtsimegi? Kas, te viitasite siin poliitikutele, kas Eestis ei ole ka ametkonnas sellised mõtteid käivad? Jah, et kas sellele mõte, et sahtlis on kõik valmis ja siis kui keegi küsib, siis näiteks Siseministeeriumi ametlik arv mõtleb niimoodi, et ega väga ei tahaks nagu selle meeleavalduse kontrollimisega tegeleda, et teeme siis niimoodi, et ärme luba seda üldse nagu tekkida. No, mu küsimus on ju lihtne, et kas süvariik on või ole? Ja, süvariik on või ole, ja siis sa viitad ju ka sellele, et ju siis seesama süvariik tegelikult juhib ka poliitikuid, kaasa arvatud ministrid, ja ministrid on siis niivõrd rumalad, ütleme niimoodi otse välja. No pealiskaudsed, ma ütleks, et... No hea küll, pealiskaudsed, jah, kes ütlevad, hea küll, et kui te ametnikud olete selle sahtlist välja võtnud, siis... paneme käiku ja panen oma allkirja alla ja püüan selle ära kaista. Vaata, mis juhtub. Siiamaani ei ole mitte midagi head juhtub. Ma ministrina mäletan, et tegelikult enne, kui ma kuskile allkirja panin, seal oli 6, 7, 8 allkirja oli juba enne. Ja sinu asi oli ta ära vormistada. Jaa, et ei need inimesed kõik, see süvariik võttis ju vastutuse, et ega sul ei olnudki vaja mõelda. Või Erki oli ju nii. No kahtlemata, aga ikkagi kõik eelnõud tuleb läbi töötada. Et niimoodi alla kirjutada ilma eelnõusse süvenemata ja tuvastamata seda probleemi, mida nagu selle eelnõuga lahendama hakatakse, on täiesti lubamatu. Nii palju tarkust ja riigimehelikkust peaks ikkagi ühel ministril olema. Et ta oskab sõnastada väga selgelt, mis probleemi me lahendame. Täna seda ei ole. Ja tead, mis me oleme veel tähele pannud Riigikogus? Ma nagu päris ei usu seda, et see on lihtsalt ametnikud on võtnud mingisugused jutumärkides häidid eitsed sahtist välja ja ministrid on nagu ohvrid, et küll need ministrid väga teadlikult teevad seda, mida nad seal teevad ja me oleme nüüd väga suuresti kokku puutunud kobareelnõudega, kobarseadustega, kus sul on väga-väga erinevad teemad, topitud ühte dokumenti ja siis mõnikord juhtub nii, et kogu selle virvarri juures läheb läbi ka teatud otsused, mille osas võib-olla ei oskanud kohe tähelepanu pöörata. Ja see on kõige suurem probleem. Ja me oleme sellele kogu aeg juhtinud tähelepanu, et ärge tooge need kobareelnõusi. Et miks te seda teete? Aga nendel meeldivad need. Ja siis nad tulevad Riigikogu ette, jutustavad ainult need punktid ette, mis on nagu vastuvõetavad, aga jätavad kõik rääkimata, mis on tegelikult seal nii-öelda ridade vahel veel, võib välja lugeda. Ja see on meie töö seda kõik üles leida. Ja peab tunnistama, mõnikord ei leia kõiki asju üles. Ja minu arust see, mis puudutab näiteks aga, viimast näidet noorte siis tööaja reguleerimist. Nüüd on siis selgus, et me vahepeal võtsime sellise otsuse vastu, mis omakorda tähendas seda, et noored ei tohi üle 2 tunni päevas tööd teha. Kui vaadata seda seaduse eelnõud, siis seal sellest juttu ei ole. Aga see otsus, mis puudutas siis, et me peame kohustama noori õppima kuni 18 aasta, see nii tähendas ju ka seda, et teiselt poolt, mis ei olnud kirjas,
et nende õigus kaob ka pikemalt tööd teha kui 2 tundi. No saad aru, ja see ongi see kobareelnõu. Kas tähendab, et malevaid rohkem ei ole mõtet korraldada? Ei no vaata, malevate puhul on vist erand, aga igapäevaselt on nagu teistmoodi. Ja kui me oleme seda nagu ka sellest noortega rääkinud, siis tegelikult on ka neid nõutuks võtnud ja rääkimata tööandjatest. Noh, vaata, nädalavahetusel hästi palju noori igal pool tööl, ja nad ei tööta ju lihtsalt seetõttu, et hobi korras. Praeguses olukorras see on juba sunniviisiline käik. Raha pärast. Raha pärast loomulikult. Nii, aga nüüd on meil üks natukene lahendust pakkuv teema. Nimelt juba 5 päeva pärast on valimised ja on võimalik ära muuta kõik. Esmaspäevast saab juba hääletada ja nüüd teil on võimalik anda valijatele mõned soovitused, kuidas käituda, et mida ette võtta ja mida üldse siis järgneva nädala jooksul kuulata, vaadata, millest aru saada. Ja, tead, esimesen asjana, mis ma kindlasti ütlen, on minge kindlasti valima. Et teate, ma olen nagu viimase ajal aina rohkem ja rohkem kuulnud inimestelt, et nad on väsinud, nad on tüdinenud, nendest niikuinii midagi ei sõltu, riik teeb, ja inimene ikkagi, riik on tema jaoks valitsus, aga nad ütlevadki, et riik teeb täpselt seda, mis ise tahavad, ja meist mitte midagi ei sõltu. Vot seda tuleb tegelikult murda. Et ma saan aru, et meie valitsus ja olukord on viinud inimesi täpselt sellisesse olukorda, kus nad praegu on. Aga sellest tuleb üle ollata, sellest tuleb üle saada ja kindlasti minna ja täita oma kodaniku kohustus ja minna valima, et see on nagu oluline. Igal juhul. Ja kui esmaspäev on see õige päev, siis juba tasub esmaspäeval minna. Ei tasu mõelda, et nädal on pikk ja küll ma pühapäeval lähen. Võib juhtuda, et pühapäevaks läheb meelest ära, tuleb uusi põnevaid asju peale. Et kui see mõte tekib esmaspäeval juba valimas ära käia ja täna me valime ikkagi nagu esindajad kohalikku omavalitsusse. Kohalik omavalitsus on inimestele kõige lähemal. Ja eks ma ka mõistan seda väsimust ja frustratsiooni, aga eks inimesed ise ka võiksid rohkem oma valitutega suhelda. Et kui neil vahepeal tekib mure, kirjutage neile volinikele. Või kohalikud omavalitsused on meil valdavalt nii väiksed, et võtke poe juures nööbist kinni ja küsige, mis toimub. Ja tegelikult neid volinikke huvitavad seal kohalikul tasemel need inimeste mured, nad pakuvad lahendusi ja sellega tasub tööd teha ja sealt edasi küll me jõuame ka riigi tasemele. Aga kõik hakkab kohalikust omavalitsuses, et see ei ole nagu mingi mõisaköis või mõis, mis valitseb. Et need on need samad selle omavalitsuse inimesed, kes siis korraldavad neid kõige lähemaid küsimusi sellel väikesel alal. Need on need oma inimesed, kes seisavad teie huvide eest. Jah, aga vaata, sa küll ütled, et leidke need inimesed üles ja küsige kõik nii edasi. Näiteks Tallinnas Reformierakond väga ei julge välja tulla. Ja ma arvan, et valdavad on ju pettunud inimesed just nendes jõududes, kes on lubanud selgelt, nii nagu see oli, et lugege mu huultelt, et maksud ei tõuse, aga mis juhtus, tõusid on ja või siis nüüd oskavad inimesed huultelt lugeda. Nüüd oskavad lugeda, aga ei ole ju kellelt küsida, sellepärast poisid ja tüdrukud on ju peitu pugenud ja käivad niimoodi, et keegi neid ei näeks. Aga neid ei tasu valida, kes on peitu pugenud. Just, sinna ma tahtsin jõuda ju. Aga kui palju üldse, kuidas teile tundub, kui tähtis on üldse see inimestega tänavatel suhtlemine? See on paljude poliitikute jaoks niisugune mitte väga meeldiv väljakutse ja mitte küsimus ei ole isegi selles, et inimesed oleksid ebameeldivad. Ei, probleem on selles, et tegelikult päris raske on ennast nii-öelda müüa, jagada pastakaid ja see ei ole üldse kerge töö. Kuidas teil see läinud on? Teate, ei, loomulikult ei ole kerge töö. Esiteks ta on väga füüsiline ja kurnav. Aga Keskerakond on alati seda teinud ja ma arvan, et Keskerakond on selles osas kõige tugevam ja teised erakonnad on püüdnud ka mingil viisil seda teha ja näidata,
aga kindlasti ka nendel valimistel ma selgelt näen, et meie telke on üle Eesti tunduvalt rohkem kui teisi erakondi ja mis on minu jaoks oluline, on see, et sa tegelikult saad otsest tagasisidet, kuidas inimene elab, millega ta hingab ja lähtuvalt sellest sa saad ka nii-öelda oma veendumustes olla tugev ka Riigikogu saalis, kui sa pead kõnet ja kõnet pead ju sa inimeste nii-öelda murede põhjal. Ja ma näen selgelt ka seda, et väga paljud ikkagi seal saalis olijatele, et nad nagu ei saa aru, kuidas inimene tänapäeval elab, millega ta hingab ja kuidas ta tegelikult hakkama saab. Ehk siis, kui meie oleme väljas, siis me tunnetame seda. Ja seos sellega me näeme ka suuremat pilti ja see on meie jaoks tegelikult väga-väga oluline. Ma arvan, see on iga poliitiku jaoks oluline. See on lihtsalt kättevõtmise asi, et saadagi inimestel selle tagasiside kätte ja sellega tööta ja selles seista. Ja Keskerakond on väljas tegelikult ka valimiste vahelisel ajal, et kui nagu enamik neist erakondadest ilmub ainult enne valimisi korraks selle telgiga kusagile, siis Keskerakond on järjepidevalt kõigil olulistel sündmustel ja ka muul ajal olemas ja me kuulame nii-öelda igapäevaselt inimesi ja ma julgustan kõiki neid telke külastama ja otse küsima kõiki küsimusi, mis on hinge peal ja siis saame nii arutada kui selgitada. Kuulge, ja muuseas, tuli üks asi veel meelde. Me tähistame see nädal ju Keskerakonna sünnipäeva. Palju õnne! Ja muuseas seos sellega, et meil on ka erinevates nii-öelda Eestimaa paikades just nimelt sünnipäeva tähistamise telgid, kus me pakume inimestele sel ajal ka väikest sellist suuvistet ja kohvi ja teed, aga see info, ma arvan, et varsti on leitav ka sotsiaalmeedias. Ja kokkuvõtteks ma ütleks, et minu arvates need valimised on väga teistmoodi valimised, sest tõenäoliselt Eesti poliitikamaastik muutub märkimisväärselt pärast valimisi. Need erakonnad, kes on täna väga tugevatel positsioonidel, neid tõenäoliselt päris palju kaotab. Ja need valimised ei lõppe 19. oktoober. See on üks vahefiniš, kus kohe hakkab toimuma Riigikogu valimiste kampaania. Ja siis me saame teada, et 19. on selles mõttes huvitav, et need inimesed, kes on nii-öelda, kellele hakkavad hääled hästi külge, kes on häälte magnetid, et nendest tõenäoliselt siis saavad ka esinumbrid Riigikogu valimistel, et seal hästi esineda. Jah, et eks ta nii ole ja vaata võib-olla, mis sa nagu unustatud mainid, on see, et need valimised on ka erilised selle poolest, et need kohaliku elu küsimused on ikkagi jäänud tahaplaanile. Tee, mis tahad, aga me seda kuuleme igapäevaselt, aga need olulisemad teemad ongi see inimeste toimetulek. Ja võib öelda, et need kohalikud omavalitsuste valimised on tegelikult usalduse või umbusalduse valimised praegusele valitsusele. Ja selle teadmisega me täna saatega lõpetame. Stuudios oli Erki Savisaar, Vinni vallavanem ja Keskerakonna liige ja Lauri Laats, Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees, mina saatejuhina Jaanek Mägi. Kohtume taas Keskhommikus nädala pärast.